Austraalia keelustas möödunud aasta lõpus sotsiaalmeedia kasutuse 16-aastastele ja noorematele inimestele. Praegu on seda küsimust vaagimas ka mitmed Euroopa riigid ja ega Eestigi teistest maha ei jää. Ka meie inimesed mõtlevad hetkel, et mismoodi kaitsta noori nutisõltuvuse eest. Küsimus seega on selles, kas tuleks sotsiaalmeedia keelustada või pigem siiski mitte. On hästi oluline, et need, kellele me mingeid piiranguid tahame peale panna, et nad mõistaksid, miks me seda tahame teha. Ja ma arvan, et on 3 asja, mida me saaksime ja peaksime täna kohe tegema. Euroopa Liidu tasandil koos liitlastega me peaksime läbi rääkima Ameerika ja Hiina suurkorporatsioonidega, et nende sotsiaalmeediakanalid muutuksid nagu lapsekindlamateks. Ja meil on siin liitlasi, nagu te ütlesite, Austraalia, Kanada võiks olla, Uus-Meremaa, et koos liitlastega survestada Ameerika ja Hiina suurettevõtjad, et nad disainiksid ümber oma sotsiaalmeedia ettevõtted ja algoritmid nii, et need lapsi ei kahjustaks. Hästi oluline on see, et me mõistaksime koolis, et nutitelefonide ja nutilahenduste kasutamine, et selle korraldamine koolis on elementaarne digitaalne hügieen. Et igas koolis peaks olema kooli kogukonnaga läbi arutatud, kokku lepitud reeglid, kuidas kasutatakse nutitelefoni. Ja praegu meil just õpilaste esindus hakkabki tegema ka küsitlust õpilaste hulgas, et mida nemad arvavad, kuidas vahetunnis selle nutindusega siis tegutseda, et kuidas oleks see mõistlik viis. Ja eks me istume siis kokku ja kevadeks töötame välja täpselt juba alused. Tunniga me oleme nüüd nii kaugele, et tunnis on telefon ja nutikell kotis õpetajal ja õpilasel. No vahepeal tuleb ikka meelde tuletada, aga see on nagu päris mõistlik. Aga jah, vahetunniga see on selline keerulisem asi. Et on need, kes keelavad ära, et koolis ei olegi nutindust üldse. Ma ise leian isiklikult, et 21. sajandi sinna, kuhu me oleme jõudnud, et ma ei tahaks teha kooli päris selliseks, et nagu päris elust ära lõigatuks. Koolijuhtide kogemus näitab, et keelde on keeruline jõustada ja need ei pruugi anda soovitud tulemust. Ka ministeerium nõustub, et keeld üksi ei tööta. Paremad teadmised võiksid olla siin võtmesõnaks. Igaüks, kes on kunagi kokku puutunud teismelistega, siis teab, et keeld ei ole parim viis selleks, et soovitud tulemust nendega saavutada. Meie usume sellesse, et tegelikult peame me hoopis rohkem panustama meie noorte harimisse. Me peame neile andma teadmised ja oskused, sotsiaalmeediat ja ka nutivahendeid üleüldiselt kasutada nii, et see nende heaolu ja arengut toetaks. Me hetkel leiame, et kui me lihtsalt läheme puhtalt keelamise teed, siis me tegelikult jätame nad üksi sinna maailma, kus nad vajavad täiskasvanute tuge. Suureks probleemiks on ka kiusamine, mis on suuresti sotsiaalmeediasse kolinud ja jääb sageli seal vanemate eest varjatuks. See ei ole olnud ju ka lapsevanemate valik ega vastutus, et kõik see tehnoloogia areng on tulnud ühe sellise lainena ja lihtsalt kuidagi ka üle rullinud ju meist ja polegi osanud ju ka teha neid valikuid ja aina rohkem ju tuleb praegu uuringuid ja võib-olla ta ei ole päris nagu alkohol, võib-olla ta on nagu liigne suhkur rohkem oma mõjult, et aga kindlasti on siin nagu vaja kokku leppida, et kuidas me siis hoiame lapsi ja see peab selline laiem ühiskond kokkuleppe olema, et praegu ta on ikkagi lapsevanemate vastutus, laste vastutus, palju on süütunnet, pingeid kodudes, konflikte sel teemal, et selle saaks ära lõpetada, kui me saaks kõik ühtemoodi aru, et mis on okei, kuidas on hea käituda selles muutunud maailmas ja keskkonnas.